Ma natuke kimbatuses, ma ütlen algatuseks, sellepärast, et siin on vähemalt olnud, ma ei tea, 10 asja, mis tuleks ümber lükata. Et pärast saadet kindlasti inimesed kirjutavad mulle, miks sa seda ümber lükanud, miks sa seda ümber lükanud. Mul ei ole seda siis võimalust. Te esitate mulle küsimus, nüüd mul on valida, kas ma hakkan ümber lükkama valesid, ma vastan teie küsimusele. 2020. aasta sügisel, kui EKRE seisis selle eest, et saaks põhiseaduses määratletud abielu mehe ja naise vahelise liiduna, mida öeldi? Lubamatu ühiskonna lõhestamine, konflikti tekitamine. Mille pärast? Sellepärast, et taheti säilitada see abielu määratlus, mis on Eestis alati kehtinud. Ja kuidas taheti säilitada? Taheti anda rahvale võimalus otsustada. Ja seda nimetati nüüd ühiskonna lõhestamiseks. Ega Riigikohus ei ole ka mingi jumal, et me peame nagu kummardama ja kõik heaks kiitma. See on vale. Ja miks ma nii võin väita? Võtame põhiseaduse. Paragrahv 27. Perekond, rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Küsige nende inimeste käest, kes kirjutasid põhiseaduse, mida nad selle all silmas pidasid. Riigikohtul on lihtsalt see väär arusaama, et nemad võivad põhiseadust oma tahtsi ümber mõtestada, kuna ajad on muutunud, nüüd me anname põhiseadusele teise tähenduse. Kas Riigikohus ei oska põhiseadust tõlgendada, ütlete? Riigikohus käitub meelevaldselt. Käitub meelevaldselt. Ja samamoodi inimesed, kes rikuvad norme ja põhiseaduse assamblee liikmed võivad teile kõik kinnitada. Mitte kunagi ei käinud kellelgi peastki läbi see mõte, et põhiseadusesse kirjutades, et perekond on riigi kaitse all, peeti silmas ka homoseksuaalseid suhteid. Ma ei oska seda isegi pidi kommenteerida, et see on selline jabur jutt. Ma lihtsalt ütlen selle peale nii palju, et aga võib-olla lõpetabki Eesti rahva eksistentsi kogu see ideoloogiline programm, mida te ellu viite. Olete mõelnud selle peale? Kogu see seksuaalrevolutsiooni ideeline raamistik, eks, mida te järjepidevalt edasi viite. Et võib-olla ongi nii. Meil sünnib Eestis praegu kui palju lapsi? Sündimus on umbes 1,4. Kui palju peaks sündima selleks, et rahvastiku taset hoida? 2,1. Ja ma küsisin peaministrilt, oli see eile või üleeile, vist oli eile infotunnis, kas on mingisugunegi visioon koalitsioonil või temal endal selle kohta, kuidas pöörata rahvastikuprotsesse paremuse poole, nii et me suudaksime hoida rahvastiku taset, et riik suudaks täita oma põhiseaduslikku ülesannet tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Ja vastus on, et ei ole. Mitte mingit visiooni ei ole. Ja samal ajal lammutatakse abielu tähendust, moonutatakse perekonna tähendust, võetakse ära lasterikaste perede toetused. Te tegelikult hävitategi ju Eesti ühiskonna elujõu allikaid. Mitte mingisugust sellist õigust, aga abielluda samast soost isikuga ei ole olemas. Ma olen õppinud pikka aega õigusteadust ja õpetanud inimõigusi seal hulgas. Võtke lahti ükskõik milline inimõiguste rahvusvahelise kaitse konventsioon, mitte ükski neist, kaasa arvatud ka põhiseadus, ei ütle sellist asja, et kõigile inimestele peab olema õigus tagatud abielluda samast soost isikuga. See on välja mõeldud ideoloogiline vale. Mitte diskrimineerimise. Ja kõikidel lastel on loomulik õigus emale isale ja sellest ei saa üle sõita homoseksuaalide soovi. Põhiseaduse kui ma kuulan teie, Nüüd komplimendid saavad kohe otsa. Aga selles, et 48. aastal siin on 6 külalist. Võeti vastu inimõiguste ülddeklaratsioon. Mida nad silmas pidasid vanemate all? Mis te arvate? Ja kuidas te saate öelda, et teil pole õigus öelda seda? Kui keegi väidab midagi, mis on lihtsalt nagu faktiliselt vale või ebaloogiline, siis mul on küll õigus seda öelda. Ja panite tähele, mida ütles proua Riisalu mõned hetked tagasi. Ei ole oluline viis, kuidas lapsed saadakse. Panite tähele seda? Ja mis te nüüd arvate, et nad ei liigu edasi sellega, et seadustada ka seda niinimetatud surrogaatemadust, et saaks hakata lapsi ostma? Lapsed ei ole kaup. See, et keegi tahab endale lapsi ükskõik millisel viisil, ei tähenda, et ta peab saama endale need lapsed ükskõik millisel viisil. On küll meie asi öelda, sest meil on kohustus kaitsta laste õigusi. Lapsel on loomulik õigus emale isale ja teil ideoloogiliste radikaalidel ei ole õigus teerulliga üles. Jätame arvamussaate. Täna me sellest ei räägi. No muidugi ei räägi, sest te varjate seda. Eduard Odinets on mitte pikalt, aga ma ütlen nüüd ühe väga olulise asja ära. See ongi nüüd see stiil, eks süüdistada teisi valetamises, ise tuimalt valetada. Ma ütlen teile, mis nüüd saama hakkab. Eesti Vabariigi parlamendis ei otsustata mitte midagi. Mitte midagi. Nendel on kõik need otsused langetatud koalitsioonilepingus ja parlamendis lihtsalt formaliseeritakse. Ta räägib mingisugusest kaasamisest. Me kutsume huvigruppe ja nad ei võta mitte midagi arvesse. Kõik on otsustatud ja kõik tehakse täpselt niimoodi ära. Mida opositsioon tegema hakkab? Ja selleks lisaks nad veel kriminaliseerivad niinimetatud vaenukõne, et kõik, kes nendega ei nõustu, saaks vangi panna. Ja kas opositsioon vajutab tuumanuppu? Piltlikult öeldes. Teeme kõik, mis võimalik oma seaduslikke õigusi kasutades, kui meil lubatakse neid kasutada üldse, seda nad ka ei luba, et seda projekti takistada.